Tšauka, tere tulemast tagasi. Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tere. Minu nimi on Anni. Meil on täna parfüümikollektsiooni video. See saab olema üks mõnus, naiselik teekond, kus ma siis jagan oma kõiki parfüüme. Mul on neid kokku 9. 5 tükki nendest on, ütleme, sellisemad natukene kallimahinnalised ja 4 tükki on ostetud Zara siis parfüümivalikust. Uskuge mind, Zara parfüümivalik tabas mind või üllatas mind juba vist üle aasta tagasi, kui ma ostsin sealt oma esimese Zara lõhna ja ma tunnen, et ma olen jätkuvalt sellel teekonnal, et aeg-ajalt käin seal nuusutamas, uudistamas, mida Zara üllatuseks mulle pakub. Ja ma olen ka täna jagamas oma kõige uuemat parfüümi, mille ma ostsin Zarast umbes täna, kui ma seda videot filmin, circa 2 päeva tagasi. Nii et väga-väga uus parfüüm on ka täna jagamisel, minu jaoks uus, minu kollektsioonis kõige uuem beebi, aga siin on ka väga minu jaoks vanu lemmikuid, nii et hakkame ka pihta. Ma olen vist olnud alati üks suur parfüümi lõhnade fänn. Ma mäletan juba väga varasest nooruspõlvest, kus me käisime emaga Tallinna kaubamajas lõhnu nuusutamas. Ja sellest on saanud, just lõhnade nuusutamisest, on saanud minu jaoks kergelt hobi. Ma nimetan seda oma nina treenimiseks, sest et ma arvan, et oma lõhna valimine nõuab aega, nõuab oma nina treenimist ja nõuab ka seda, et üks asi on nuusutada otse võib-olla siis parfüümipudeli otsikust, niimoodi. Teine asi on nuusutada seda sama parfüümi siis plotteri pealt või testeri pealt. Plotteri pealt on see nimi vist, plotter, just. Ja 3. hetk või kõige olulisem on veel see sama parfüüm kanda oma nahale, võib-olla siia randmele, käe siseküljele, vaadata, kuidas see parfüüm on kohe, kui sa oled oma nahale kandnud, nuusutada teda siis päeva jooksul, nuusutada teda, kui on õues võib-olla vihmane, nuusutada teda siseruumis, nuusutada teda, kui on erinev aastaaeg, nuusutada teda ka siis, kui sul on erinev tuju. Et see kõik väga mängib kaasa ja minu jaoks on see üks väga põnev maailm. Nii et mul on tegelikult suur rõõm, sest et minult küsiti parfüümi videot. Aitäh, kes iganes armas seda küsis. Nii et me alustame. Ma alustan esimeseks siis nende natukene kallimahinnaliste parfüümidega ja ma jätkan teises osas minu lemmikutega Zara lõhna osakonnast siis. Ja esimene parfüüm, mida tahan sulle jagada, on Howl. Selle parfüümi ma ostsin endale eelmisel suvel, kui me käisime emaga Ambra parfüümibutiigis siis Tallinna vanalinna Müürivahe tänaval. Ambra toob Eestisse väga väikeseid, selliseid väga erilisi nišiparfüüme. Ja see parfüüm on kirjeldatud kui ideaalne parfüüm, mis peaks sobima kaksikutele. Kuna mina olen kaksikute tähemärgis sündinud, siis ütleme, võib öelda, et see läks pihtas põhjast täppi. Aga loen sulle siis selle parfüümi noodid ka ette, et sa vähemalt saad ette kujutada, mida see endas kujutab. Siis tipunoodid on lavandin ja tüümian, keskmine noot on geraanium ja tonka uba või tonkapiin ja põhinoodid on musk, patšuli ja ämber. See on väga selline tugev, flirtiv, minu jaoks väga selline äkiline, väga tõesti selline mänguline, naiselik, väga mahlane. Ma arvan, et ma pean siinkohal ütlema ka seda, et milline on minu üleüldine lõhna eelistus. Ma armastan pigem tugevamaid lõhnu, ma armastan pigem vürtsikaid, selliseid puuviljalisi,
puidunootidega, nahanoodiga. Mulle väga meeldivad unisex lõhnad. Mulle väga meeldib natukene võib-olla ka magus, aga mitte väga üleliia. Miskit sellist. Nii et Haul on siis tõesti müügil siis Ambra parfüümibutiigis Müürivahe tänaval. Panen ka kõigi lõhnade lingid alla ja panen sulle ka sellise kodulehe lingi alla, kus sa saad ka enda ükskõik millise lõhna kohta juurde uurida. See on selline koduleht nagu fragrantica.com, kus ma sain ka siis panna otsingusse kõik oma lõhnad ja ma leidsin kõik noodid ülesse. Sellel leheküljel on väga toredalt ka antud võimalus siis inimestel kommenteerida iga lõhna kohta, et milliseid tundeid, milliseid mõtteid, kas sobib, ei sobi. Seda on väga põnev lugeda. Ja et soovitan uudistada, kui sa tahad mõne lõhna kohta teada rohkem või sa tahad lihtsalt lugeda näiteks enda lõhnade kohta. Nii, aga lähme edasi. Järgmine lõhn on minu kollektsioonis üks vanematest. Ja see lõhn, ma arvan, hakkas mulle meeldima kui mina olin 20. alguses, et niuke circa 10 aastat tagasi kindlasti. Ja selleks lõhnaks on ISL-i Bell Opium. ISL oopiumi lõhn on, ütleme, väga tuntud, ütleme, klassika, siis see on nii-öelda selle oopiumilõhna väike õekene, Bell-oopium. Ja Bell-oopiumi noodid on tipunoodid Casablanca lili, ehk siis Casablanca liilia, gardenia, jasmiin, mandariin ja apelsin. Keskmine noot on siis viiruk, puuviljased noodid, valge pipar, tubakas, virsik ja roos. Ja baasnoodid või põhjanoodid on siis sandlipuu, patchouli, ämber ja vanilla. Endiselt. Väga selline viiruki poolt kantud lõhn minu jaoks, selline soe, siin on ka lille. See on super. Ja kindlasti on ka tänu sellele, et siin on see viiruk sees, siis ta väga tugevalt viitab siis sellisele idamaisele või orientaalsele lõhnale. Ta on endiselt, no ma ütlen, ma olen seda lõhna, ütleme, nautinud juba üle 10 aasta. Ta on endiselt üks nendest, et kui ma panen ta peale, siis ma tunnen, et ma olen mina ise. Suurepärane. See lõhn on välja toodud aastal 2010, mis on ka põnev ära märkida. Ja ta on tõesti selline soe, vürtsikas ja muidugi ei puudu ka lill ja natukene magusust. Ja see pudel on ka väga-väga äge. Minu kolmas lõhn on niisamuti üks minu kollektsiooni vanematest lõhnadest. Ja see on lõhn, mida ma ei suuda kanda väga tihti, sest et see on niivõrd intensiivne ja kui ma lasen seda oma nahale kogemata liiga palju, siis ma tunnen, et päeva jooksul või kandmise ajal, ütleme tunde hiljem, ta on nii intensiivne, et ta võib mul hakata pead lausa valutama, kui ma lähen sellega natukene üleliia. Selleks lõhnaks on Jean-Paul Gaultieri Madame. See on ka parfüümvesi, minu meelest mul on kõik parfüümveed, igaks juks ütlen siia vahele. Jean-Paul Gaultieri Madame, loen sulle noodid. Tipunoodid on punane pipar, apelsin. Keskmine noot on roos ja patchouli ja baasnoot on mask ja Virginia cedar, ehk siis selline tugev puidunoot. Ta on tõesti hästi intensiivne. Ta on päris magus, eelmistega võrreldes kindlasti kõige magusam, kuigi mul tuleb veel üks parfüüm, mis on veel magusam kui see. Aga siin on natuke sellist vängust kõige paremas mõttes ja minu meelest see pudel on ka niivõrd äge. Ma kutsun seda enda jaoks, seda lõhna, plastikuks, sest et ta on hästi selline crazy. Mul on vaja, et mul oleks mingi väga kindel tuju või väga kindel olukord, kus ma tunnen, et ma vajan seda lõhna. Et ma ei kasuta seda üldse tihti, nagu ma enne mainisin, sest et ta on tõesti väga intensiivne, aga ta on täiesti ainulaadne. Järgnevalt tulevad 2 lõhna, mille andis mulle mu ema.
alustame esimese siis ema kingitusega mulle. Ja selleks on Boucheroni Initial. Näitan karbikest ka, sest et ma tõesti hoian osasid parfüüme endiselt karpides, kui mul on need karbid alles. Aga see parfüüm ise on nagu pärli kaelakee siis ripats ja see on niivõrd ilus. Boucheron on väga eriliste lõhnade minu meelest bränd. Pariisi päritoluga ja loen sulle siis Initiali noodid. Tipunoodid on pipar, siis punase sõstra leht, mandariin ja apelsin. Keskmised noodid on patchouli, roos, jasmiin ja siis sellised põllulilled või wildflowers. Ja põhjanoodid on mesi, mandel ja muskus. Initial on toodud välja siis aastal 2000 ja ta tõesti on selline puudrine minu meelest. Tuleb tõesti see nii-öelda see mandline ja natukene meene põhi, aga endiselt natukene vürtsikust, roos, patchouli, jasmiin, minu lemmikud. Kuigi ma ütlen, ma ei ole nagu puhta patchouli fänn, aga kui ta on kuskil segatud, siis see on super. Ta on tõesti pigem selline lilleline, aga tal on endiselt sees siis selline magus, soe vürtsikus, natukene puiduseid noote. Ja no olgem ausad, see on üks pidulik lõhn nii väljast kui seest. Ja teine lõhn, mis ema mulle kinkinud, on John Varvatossi, siis John Varvatose parfüüm. Ja lugesin ka selle lõhna kohta, et John Varvatos tegi selle parfüümi mõeldes siis enda naisele. Ja ma saan näidata ka seda, et mul on olemas karp, aga karbi sees on see parfüüm veel ilusti ära pakitud sellisesse sametkotikesse ja parfüüm ise on sellises pudelis. Ka see on ikka tõeline kunstiteos. See parfüümi pudeli värv, kuju, see sametkotike, absoluutselt imeline. John Varvatose siis naisest inspireeritud parfüüm. Päris intensiivne, selline minu jaoks väga sensuaalne, soe, mis ma siit tipunootidest saan kohe jagada sulle. Siin on ploom, aprikoos, apelsin. Keskmised noodid on roos, liilia, jasmiin ja mango siis õis. Ja põhjanootidena on siin patchouli, mesi, tonkapiin ja oak moss, ehk siis ma eeldan, et tammesammal peaks olema siis. Ma ole kindel, kas ma seda tammesammalt siin nagu tunnen. Ta kindlasti ei ole selline nagu roheline või niuke maalähedane parfüüm. Pigem ikkagi tõmbab siin väga mõnusalt ennast käima kõik need lillelised siis noodid. Ja siis see tonka, uba ja siis natukene magusust lisav mesi siin sees. See lõhn on siis loodud aastal 2008 juba ja on samuti minu jaoks selline väga pidulik lõhn, väga selline eriliseks puhuks lõhn, hästi soe, naiselik, selline väga mõnusate nootidega. Tõeline kunstiteos. Ja nüüd on mul jagada siis 4 minu kollektsioonis olevat Zara lõhna. Ma tahan enne rääkida siia ühe loo ette, juhuks kui sa ei ole lihtsalt kursis ja ei ole minu lõhna või Zara lõhnade siis nii-öelda alguspunkti, kui sa ei tea sellest midagi. Ma avastasin Zara lõhnad enda jaoks tõesti nüüd, ma arvan, et üle aasta tagasi. Ma julgelt võin öelda, et äkki circa aasta tagasi või midagi sellist. Ja selleks esimeseks lõhnaks, mis minu tõesti tähelepanu niimoodi haaras ja mille ma pidin endale ostma ja mille ma põhimõtteliselt kasutasin ära väga kiiresti, oli siis Zara lõhnakollektsioon, mille lõi Zarale Joe Malone.
Jo Malone on üks väga kuulus siis parfüümide nii-öelda looja ja ta lõi Zarale oma kollektsiooni lõhnadest. Ja seal olev siis Ebony Wood nimetusena lõhn oli minu esimene lemmik, mis võttis mu tähelepanu, mille ma ostsin endale põhimõtteliselt kohe ja mille ma tõesti kasutasin lõpuni ära, nii et ma ei saa ka sulle täna seda näidata. Minu meelest see on veel olemas praegu Zaras ka ja sa saad minna seda nuusutama ja uudistama. Ebony Wood, nagu juba ütleb, tal on puidust nooti, ta on natukene magus, nii et täpselt minu selline vürtsikas puidunoodi magus kombo, nagu mulle meeldib. Ja siis, kui ma selle Ebony Woodi olin enda jaoks avastanud, siis sellest ajast peale ma olen hakanud käima Zaras aeg-ajalt nuusutamas, sest et neil on tulnud ka väga palju uut kraami peale, väga palju uusi lõhnu ja ma ei piirdu ka ainult naiste osakonnaga, sest et nagu ma video alguses ütlesin, siis mulle meeldivad ka teinekord sellised unisex lõhnad. Aga alustan siis ühe lõhnaga Zarast, mis oli siis teine Jo Malone'i lõhn, mille ma endale Zara naisteosakonnast ostsin. Ja selleks on siis Zara Vetiver Pampalouse. See lõhn Vetiver Pampalouse on nüüd samast sarjast nagu Ebony Wood ja see lõhn on super värske. Ta on, ütleme, selline väga värskendav, elurõõmus, lausa virgutav võiks selle kohta öelda, sest et ta sisaldab grapefruiti. Kui sulle kreibilõhn meeldiks lõhnas või selline värske särtsakas, siis mine nuusuta seda. See on tõeliselt mõnus. Ja põhinoodid sellel parfüümil on siis grapefruit, nagu ma juba mainisin, mandariin, apelsiin ja vetiver. See on hästi selline särtsakas, mõnus, kui sa tunned, et sa vajad energiat, sellist tõesti värskust. Oi, see on tõeliselt tore. Võin öelda, et nagu näha, siis 90 milliliitrine pudel on peaaegu juba otsas. See on super. Soovitan tõesti siis sellest Jo Malone'i esimesest kollektsioonist Zarast minna kindlasti nuusutama Ebony Woodi ja Vetiver Pampalouse'i. Teine Zara lõhn, mida ma siis tahan sulle täna jagada, on üks Zara lõhn, mille ma leidsin hoopis meeste osakonnast. Aga kui ma hakkasin selle lõhna kohta uurima, siis väga paljud ütlesid, et see lõhn on tegelikult palju naiselikum ja nad mõtlevad, ja nad tõesti küsivad, et miks Zara selle nii-öelda meeste lõhnana üldse välja tõi. Aga miks mitte? Ja selleks lõhnaks on Tobacco Collectioni Rich, Warm, Addictive. See lõhn oli siis tõesti meeste osakonnas müügil. Ma ei ole kindel, kas seda enam on, sest et see oli nüüd tõesti juba tükk aega tagasi mul ostetud. Ma hakkan mõtlema praegu, see pidi olema eelmine kevad. Ehk siis ikkagi need Zara lõhnad on olnud juba minu elus vähemalt 1,5 aastat, nii et tegelikult pikemalt, kui ma enne ütlesin. Ma ostsin selle lõhna endale eelmisel kevadel. Nagu me eestlastena teame, kevad on ju niivõrd külm meil tavaliselt. See pikalt kestev niuke külm tuul, natukene kõle, külm kevad on saanud juba normiks ja see lõhn oli see, mida ma vajasin külmal kõledal kevadel enda soojendamiseks, enda kuidagi hinge pehmendamiseks. See oli see kevadsoojus, mida ma tundsin, et kevadel oli puudus. See lõhn on ääretult magus. See nüüd on minu jaoks kõige magusam lõhn, mis mul on. Tema noodid on siis järgmised. Rum, boyeng ja vanilla. Ehk siis ta on tõesti selles mõttes selline väga vanilje baasil lõhn. Ta ütleb enda kohta, et peaks sisaldama ka natuke kookost, täitsa võimalik. Aga ta on tõesti nagu hästi selline soe kookose vanilje, selline, ta on nagu komm. Ta on nagu soe vaniljane kallistus, see on super. Natuke ütleb see Fragrantica siis koduleht selle kohta, et see peaks olema ka puudrise alatooniga ja puiduse alatooniga. Seda ma nüüd nagu väga palju ei tunne, aga see on kuskil seal põhjas. See on tõesti üks magusamatest, et kui sulle meeldib vaniljane, mitte nagu... Ma olen vanilje puhul väga kriitiline. Selles mõttes, et mulle ei meeldi kõik vaniljased aga see mulle väga meeldib. Nii et kui sulle tundub, et vanilje on liiga imal
aga muidu nagu selline soojem magusam asi tundub hea, siis mine proovi seda. See ei ole imal, see on täpselt selline külmaks, kõledaks hetkeks. Oi, kui soe ja kaisutav lõhn. See on super. Aga jah, see nüüd oli tõesti meeste osakonnast. Meil on jäänud 2 viimast lõhna. Siis eelviimane lõhn on Universal Oud Zarast. Ilusas sellises roosas pakendis tuleb jällegi Jo Malone'i poolt siis loodud ja tuleb väga toredalt sellises raamatu moodi pakendis. Väike kaardikene ja lõhn ise on siis selline. Võtan ta siit välja ka. Universal Oud on siis samuti tõesti Jo Malone'i poolt loodud naistele. Ja oi, see on üks ainukene uudlõhn, mis mul on. Ja ta on niivõrd sensuaalne, ta on päris tugev, ta on selline minu jaoks väga meeli köitev lõhn. Mulle väga meeldib ka selle pakend ja nagu näha, siis 90 milliliitrisest pudelist olen ma juba tõesti korralikult ära kasutanud. Ma ostsin selle endal alles sellel kevadel, nii et ta on olnud minuga sellised paar kuud. Aga mida ta sisaldab? Tipunoot on must pipar, keskmine noot on siis uud ise ja põhjanoot on patšuli. Ta on hästi uudi baasil lõhn, aga ta ei ole, ütleme, kõige sellisem väga tugev või selline peale tükkiv uud. Ta väga hästi tasakaalustab ennast ära just selle värske ja natukene sooja vürtsikusega ja siin on ka natukene sellist puidust alatooni. See on niivõrd jällegi, niivõrd mõnus lõhn. Ta on päris tugev, ta on selline tõesti väga, no nagu te teate, nagu ma juba olen rääkinud, mulle meeldivad sellised intensiivsemad lõhnad, natukene sinna idamaise poole kaldulõhnad. Ja ma pean ütlema, et kui eelmised 2 Zara lõhna on sellised oma püsivuse või ütleme pealekandmise mõttes sellised, et nad on pehmemad. Nad on sellised igapäevasemad, ütleme päevasemad lõhnad väga hästi ja nad ei püsi võib-olla õhtu lõpuni väga tugevalt. Siis see on nii intensiivne Zara lõhna kohta, et ta püsib super hästi. Ta püsib väga, väga, väga hästi. Ja see minu teada on ka praegu veel täiesti olemas. Ma just eile käisin Tallinna Kaubamaja või Viru keskuse Zaras ja seal oli see veel olemas, nii et mine uudista, kui sa tahad nuusutada. See on super. Ja tänane viimane, minu kõige uuem beebi ja selleks on Magnificently Dubai. See on siis niisamuti jällegi üks uuematest Jo Malone'i lõhnadest, mille ta siis on Zarale teinud. Tuleb täpselt samamoodi nagu Universal Oud sellises toredas nagu raamatu moodi pakendis. Ma ostsin selle Magnificently Dubai endale väiksemas suuruses kui Universal Oud. Ma ostsin seal minu eest 40 milliliitrit. Just selle mõttega, et see mahub ka kaasa võtta, ta on natukene väiksem. Magnificently Dubai on siis, ütleme, üks uuematest Jo Malone'i kollektsioonidest, mille ta Zarale on teinud, mis on siis inspireeritud erinevatest linnadest. Seal on minu meelest nii London, New York, Pariis, Shanghai oli minu meelest. Vot see lõhn nüüd tõesti tabas mind jalust. Ma olin minu meelest nuusutanud juba neid linnadele pühendatud lõhnu Jo Malone'i poolt ja ma ei kujuta ette, miks või kuidas see jäi mul nagu 2 silma vahele. Aga nüüd suvisel ajal on see lõhn, ütleme, et kui tavaliselt on nagu suvisel ajal inimestel esimene reaktsioon, et tahta hästi kerget lõhna, siis proovi, kui sa armastad natuke intensiivsemaid, võib-olla vürtsikamaid lõhnu, siis proovi mõnda vürtsikat lõhna suvel. See on hoopis midagi muud. See on nii äge kogemus. Mind väga inspireeris see. Just selle mõttega, et see on selline vürtsikus suveks. Ja selle lõhna nootideks on safran, muskaatpähkel ja nahk. Ta on hästi selles mõttes selline naha baasil. Jällegi, Dubaist inspireeritud selline vürtsikus, soojus, natukene suitsustooni, imeline. Nii et see Magnificently Dubai on minu kõige uuem kollektsiooni siis Jo Malone'i lõhn Zaralt.
mis on minu jaoks selline tõesti selle suve niisugune vürtsikas soe lõhn kuumaks suvepäevaks või suviseks õhtuks. Hästi mõnus. Ja ma ütlen ausalt, et ka selle püsivus on olnud äärmiselt hea. No nii, need olidki minu 9 parfüümi, mida ma sulle täna jagada tahtsin. Ehk siis jah, need olidki minu parfüümikollektsioonis olevad parfüümibeebid. Ma loodan, et sulle tänane selline natuke teistsugusem video meeldis. Jaga mulle enda lemmikut parfüümi, võib-olla enda lemmikut, mida sa oled teinud ka Saarast või mõnest muust, ütleme odavama parfüümi tegijate poole pealt, et ma armastan väga kvaliteetseid ja tõesti selles mõttes ka kallihinnalisemaid parfüüme, sest et nad on niivõrd, ütleme, nad on tihti palju komplekssemad, palju rohkem läbitöötatumad, nende, ütleme, algmaterjal on palju kvaliteetsem, palju rikkalikum, aga teinekord on niivõrd äge, kui leiad odavamast hinnaklassist endale uued lemmikud, mida ka nii-öelda siis oma kallimate lemmikute vahele kanda. Nii et jaga kindlasti oma parfüümilemmikud mulle siia video alla ja ma loodan, et sa said tänasest videost inspiratsiooni. Võib-olla julged ise ka Saara lõhnu nüüd nuusutama minna või näiteks lähed uudistad Howli Ambra parfüümibutiigis. Miks mitte? Aitäh sulle, et sa täna vaatasid ja me näeme juba varsti järgmises videos. Tšauka! Miau.